Eesti maismaa piiritaristu 136 kilomeetrist on juba suurem osa valminud. Venemaa on teatud piiri osas samuti võtnud nõuks rajada korralik aed. Paraku on meie piir natukene eriline selles osas, et teatud piirkondades kagupiiril võite tahtmatult sattuda piiririkkujaks. See koht on nagu halvas mõttes turismimagnet. Inimesed tunnevad piiri vastu huvi ja kaardi pealt vaadates võib-olla see koht tundubki nagu hästi kättesaadav, sest tee kulgebki ju siit samast läbi. Ja tullaksegi siia piiri äärde ja ei jälgita tegelikult neid hoiatussilte ja liiklusmärke, mis siin üleval on, ja kõnnitakse nendest mööda ja kui vaadatakse, et piirivalvurid ka parasjagu võib-olla sellel hetkel siin ei ole, siis proovitakse ka pilti teha, kas siis Vene piirimärgist või Eesti piirimärgist või kõndida lausa siia Vene poole peale, et selliseid juhtumeid meil on siin ikka viimastel aastatel omajagu olnud. See ei ole ainukene koht selles piirkonnas, kus Venemaa piir Eesti territooriumile sisse sõidab. Teine koht on natukene eemal ja selle ulatus on nii umbes 700 meetrit. Piirivalve on mures, et need pildistamised ja poseerimised seal võivad muutuda veel aktiivsemaks. Selle piirkonna vastu tunnevad väga haiglast huvi ka välismaalased. Asjaga on mindud nii kaugele, et Transpordiamet kavandab sinna ümbersõiduteed. Kindlat tähtaega ma ei oska öelda, et kuna see kopp maasse läheb, aga Transpordiamet ja Politsei- ja Piirivalveamet teevad omavahel koostööd, et leida see kõige parem lahendus. Piiriala võib uue valminud piiritaristu juures ole samuti väga erineva mastaabiga. See võib ulatuda 10 meetrist 40-ni. Märku annavad sellest erinevad hoiatusviidad. Ärme tule siia aia juurde, et see on kindlatel põhjustel, et see häirib meie piirivalvelisi tegevusi. Siin on kaamerad ja see kindlasti selle peale sõidetakse kohale ja me tegelikkuses raiskame riigi raha, et häirete peale, tavainimese häirete peale liikuda. Piiriäärsetes külades juhitakse väga palju ka tähelepanu sellele, et droonide lennutamine piirkonnas on keelatud. Erandjuhtudel saab taotleda vastava loa Politsei- ja Piirivalveameti kodulehe vahendusel. Samuti on suhteliselt sagedased erinevad GPS-signaali häiringud piiri lähistel.